Aga mis ikkagi tõsiselvõetav konkurentsieelis on? Need rahvusvahelised võivad ju ka väga hea kliendisuhet ehitada. Kesk ei keelu võtta õiged inimesed ja olla nõudlik ja pangad teevad seda ja saavad hakkama küll. Pigem siis selline agressiivsus, kiire reageerimine ja ütleme vaba mõtlemine võib-olla, et see ongi nagu tegelikult ei ole nagu midagi sellist konkreetset nagu ma ei tea, et ütleme, et me oleme nüüd mingisuguse erilise toote välja mõelnud, millele konkurenti ei ole. Kindlasti me seda teinud ei ole, aga me oleme komplekteerinud võib-olla võttes siit ühe tüki, sealt teise tüki nagu selle eduloo nagu kokku klappinud. Et kui me räägime näiteks veesamdes omatoodetest, siis oleme nagu kindlalt jõudnud nagu selleni, et asjad, mida on nagu raske tuua kaugemalt, need me üritame ise toota. Ja mida kaugemale me oma strateegia või siis selle geograafilise vallutusega läheme, et siis me oleme planeerinud siis teatud vahemaade taha ka tootmisi. Et näiteks kui täna teeme siin suuri mahuteid, kui siit aknast paistab ka selline päris pirakas, siis ta on tegelikult seest õhku täis ja ütleme, et üle 500 kilomeetri teda vedada on suhteliselt mõttetu, et transpordifirmale jääb kogu siis asja kasum. Et järgmine tootmisettevõte meil hakkab formeeruma veeseannetes Leedus. Kas seda laadi ärimudel on suht sarnane, et ka teised tegutsevad samal põhimõttel? Või on see teie erisus? Eks kopeerijaid on. Okay. Aga otseselt nagu ei tea kedagi teist, kes oleks päris täpselt selliselt nagu peale tulnud. Aga jah, kopeerijaid on, aga hetkel veel on nad olnud nagu suhteliselt kehvad kopeerijad.